No tere jälle! Selles osas testime ühte toodet, mis mulle Eestis saadeti. easyplate.eu saatis selle mulle. Ja see on siis magneetiline numbrimärgi hoidja. Ideaalne asi, kui sul on projektiauto, millest sa tahad pilte teha ilma numbrimärgita näiteks. Et oleks mul 34 alles, see oleks ideaalne asi, kuhu see ette toppida ja saad lihtsalt minna pildistama, võtta numbrimärgi eest ära ja boom, ilusad pildid ilma koleda valge lätakata. Ja samamoodi, kui sul on auto või autonumber, mis sa tahad endale jätta, kui sa müüd auto maha ja see on sul kahepoolse teibi kinnitatud. Kes teab, see teab, kui raske neid kätte on saada. Et ega seda sirgelt enam väga kätte ei saa, kui ta on normaalselt sinna kinnitatud. Niimoodi, et kuskil pesuga või millegiga ära ei lenda, et on normaalne teip ka. Vot nii, siin toimub ka loosimäng siis selle sama numbrimärgi hoidja kohta. Et video lõpus on siis täpsemad juhised, kuidas loosimängus osaleda ja kuidas on võimalus võita siis ka endale üks komplekt neid asju. 3 komplekti lähed loosi ja siis 3 inimest saab võita endale 1 komplekti numbrimärgi hoidjaid. Ja mis ta on siis? Meil ongi siuke väike karbikene. Vot siuke, teeme selle kohe varsti lahti. Aga ennem mul on siin buss ette aetud, sest bussi külge ta läheb. Paneme ta siia taha külge ja lähme testima. Ma lähen teen täna sõidu linna kuskile poodi, sest et ma hakkan Eestis sõitma siin tagasi mõneks ajaks rattaid remontima. Teen need garaažis olevad rattad korda, mis mul seal Nõmmel on, et saaks müüki panna ja siis ma tulen ise tagasi. Et jah, mul on täna linna siis vaja minna. Ma lähen suuremasse poodi ja ostan sealt natuke nänni õelastele ja teistele inimestele kaasa. Et vaatame, äkki leian midagi huvitavat sealt. Ja siis saabki siukse väikse sõiduga mingi 30-40 kilti seda testida, kuidas ta siin taga püsib. Ja nii ongi hea. Nagu kui juba teate, siis siit väga mugav ülesele tulla, sest tee on päris kitsas. Ja jah, aga buss on siin. Paneme numbrimärgi külge. Vaatame korra bussi ka, sest seda ei ole ammu vaadanud. Kuna ma ei ole siin midagi näidanud. Ma olen siin rattaid vedanud, siis ma testsingi kõik siit voodi ära. Siin teine korrus laste oma, see on välja tõstetud. Madrats on siin, seda on hea kasutada tsiklite toetamiseks. Ja siuke ta ongi. Ja testsin vahepeal välja ka veel selle tooli, või mitte tooli, vaid lauasid keskelt. Sest et siin on mugavam nüüd ja nüüd saab teise ukse lahti teha. Siin on palju rohkem ruumi, siin on palju mugavam, et ma saan siin läbi käia. Jops, ja lapsed saavad ka siit välja hüpata või siis tee ääres ma saan neid siin pajala pakkida otse. Et palju mugavam siuke. Ja rohkem ei olegi siin midagi toimunud. Buss on nagu buss ikka, sõidab väga hästi. Ja jah, selle kohta saab rääkida siis ka, kui ma hakkan lõpuks tagasi sõitma. Et pühapäeval see loodetavasti tuleb nüüd välja, siin märtsi lõpp siis vist. Äkki, ma ei tea, mis kuupäev see 31 äkki. Jah, vist on 31 või on siis juba 1. aprill. Ma ei tea, igatahes see tuleb välja pühapäeval ja mina stardin siis 3. aprill Eestisse. Vot nii on plaan. Ja siis ongi praegu natukene on siin pudeleid, mis prügimäele lähevad mingid asjad siin, mis siin on. Ja siis läheb siin need. Siin ongi põhimõtteliselt mingid tühjad asjad, mis ma Eestit võtsin. Ma ei tea, isegi mingi, siin vist oli mingi tilk põhjas või. Jah, midagi on siin põhjas, aga ma ei tea, miks ma selle kaasa võtsin. Tühi see lihtsalt. Ja siin on lihtsalt jahutusvedelikud opsikud, mis on siin vaja läinud. Et nii, mis veel? Nüüd paneme selle kinni ja paneme siia. Ma ei saagi seda kinni panna, sest et ma arvan siia, või mis arvan, ma tean, siia läheb see ja lähmegi pakime selle lahti siin. Vaatame, mis siin sees on, kuidas see käib, see kinnitamine ja kui tugevalt ta siis auto külge jääb. No nii, teeme lahti. Paigaldada kuivas ja soojas tingimustes. Nii, seda meil sooja siin on praegu. Ja vaatame, mis siin sees siis on. Sees on meil kruvid koos seibidega. Ehk siis, ma arvan, esistange külge näiteks kinnitamiseks kruvidega või siis paljudel on juba esistangel olemas kohad, poldid, saab neid vanasid äkki kasutada. Ja siin on, need on ikka päris kõvasti hoiad. Ja siin on siis siuksed need 2 alust
nii, see läheb siis numbrimärgi külge kahepoolse teibiga ja see läheb auto külge kas siis kahepoolse teibiga või kahepoolne teip või boltidega või kruvidega. Et ise saab vaadata, et siin on natuke siin vahet on, et need boldid peavad siis madalad olema. Ma vaatan, kummaga ma saan panna, kas ma saan panna kahepoolse teibiga või siis ma saan boltidega panna siit läbi. Ma tahaks boltidega panna, sest siis ma saan neid kunagi küljest ära võtta ja siis on lihtsalt hea. Ma ei tea miks, aga ma saan neid kordu kasutada, vot selle pärast. Siis saan teisele autole tõsta, siit on vaja lihtsalt see numbri küljest ära lõigata ja ma saan teisele autole, panen siia uue teibi kahepoolse ja ongi korras. Et näiteks niimoodi. Et jah, vot, teeme siis praegu selle asja, et lähen võtame auto küljest numbri ära, puhastame ära kõik pinnad ja tegelikult kõiki pindasid ei ole vaja, kui ma boltidega saan auto külge panna, siis ei ole ühte poolt vaja puhastada. Aga numbri peab puhtaks tegema. No niimoodi nad hoiavad küll ikka räigelt tugevalt siin. See on ikka korralikult. Vot, lähme võtame numbri küljest ära. No ennem kui number küljest tuleb, siis ikka ju peab natuke magneteid niisama ka testima. Et ma paningi ühe sellise külge praegu, kui siin on näha vist. Võtame haavri. Mul praegu raskemat ei ole, see on siuke ka päris kolakas. Apsti. Noh, kellel on tööriista hoidjat vaja, siis saab osta selle endal ja panna tööriistu rippuma. Ja siin tõmbab, selle pleki, kurat, siin ikka, see ikka kangutab seda plekki normaalselt. Ega seda nii kergelt kätte ei saagi. Vaatame, mis meil on, kas see on metallist. Oh! Isegi see jääb hoidma, kuigi see kontaktipind on siin nii väike sellel. Ta jääbki praegu siia selle taha hoidma, aga see päris kõvasti hoiab, kui isegi niisugust pudelit hoiab. Mis meil veel proovid on? Me saakski tegelikult ju kõik need siia rivi panna teoorias. Ops. Ja ops. Ilus hoidja. Paneme selle õiget pidi, siis on natuke ilusam. Ai! Magnet. Vot nii. No nii. Tööriiste hoidja on ka olemas siis. Kui ei ole see hetk numbrit, mida paigaldada, siis seda saab ka kasutada magnetina. Siis saabki kasutada seda tööriista hoidjana. Vot, multifunktsionaalne värk. Aga lähme auto juurde, võtame numbri küljest. Nii, nagu näha oli, siis ma puhastasin ikka auto küljest selle pinna ära, sest ma ei saa neid panna sinna auto külge kruvidega, kuna näitan vana selle numbrimärgi pealt. Siin on hästi palju neid vahesid küll, kuhu seda kinnitada, aga autol on liiga suur vahe, et siin üleval ja siin all on siis need kohad. Et see on, mul jääb natuke alt puudu siis. Et jah, kahjuks bussile ei saa panna nii, aga selleks ongi ju hea, kui on võimalus ka liimida, et ei ole ainult mõeldud, et boltidega kinnitada või kruvidega. Aga praegu ongi siis see, et siin on B-pool, B, A. Need, kui ma panen nüüd selle A-si ülesse, siis see magnet ei hakka isegi kinni, jääb siit, kuna need polaarsused ei ole õiged. Et siis peab need õigesti panema. Siin alati kindel, et läheks õigesti, siin samamoodi. Et teistpidides ja kinni lihtsalt ei lähe. Ja mis ma teen nüüd siis? Ma puhastan siit tagant ära. Ma panengi umbes, ma lähen vaatan enam-vähem kohad, kuhu ma panen, et mul ei jääks nende vanade aukude peale, kus see number oli siis. Teoorias ma saaks tegelikult siit ka vaadata. Et ma paneks pigem äärde rohkem, sest seal, kuna Mersu bussis kõik teavad, see mädaneb, siin see auk oli päris mäda ümbert ringi. Ja siis ma proovingi tegelikult panengi otsa äärtesse. Siin on niisugune hea pind, kuhu seda panna. Siin nüüd nii palju seda pinda ei ole, aga ma arvan, et kui ma panen niimoodi, siis jääb ta siia, T-tähe siia sisse ja terve see äär siis hoiab hästi. Et niimoodi võiks nagu kõige parem olla, kus seda kinnitada. Vot, et siit ja siit. Ja siis ongi hea. Puhastan praegu selle siit alt ära ja lähme topime külge.
nii, need on nüüd küljes. Nüüd, ma arvan, kaval nipp on panna need ka siia külge. Hops, niimoodi. Näed, see isegi ei lähe siia, kuigi A ja B lähed kokku, aga magnetid pole õiged. Nii et need on ka õiged pidi vaja panna. Nii, las need olla siin küljes siis. Ja siis nüüd saab minna auto juurde ja panna plaksele kohe külge niimoodi õigesse asendisse. Et siis jäävad juba need liimima ja ongi korras. Nii kiire ja lihtne ongi see teema. Liigume auto juurde nüüd. Nüüd on see kõige keerulisem osa, et saada need sirgelt siia külge. See on ju alati teema linna peal nähtud küll neid autosid, kus number on niimoodi küljes. Mul on siin vähelt need augud, mille järgi enam-vähem panna. See hakkab juba siin vaikselt kisub mul selle juurde vastu metalli vaikselt, sest et magnetid võtab päris hästi. Siin ongi natuke see, et peab enam-vähem külgeda saama nii, et ei tõmba magnetid end sinna. Või mulle ei meeldi see teema. See sirgelt ajamine. Nii, oi, magnetid tõmbavad korralikult vähend, no see on hea. Ma ei tea, ma loodan, et siin on nüüd see, et on sirge. Äkki on, äkki ei ole. No nii. No, nii. Okei, see ikka, need võivad päris kõvasti võivad ikka. No see number küll siit kuskil ei tule. Normilt läheb number küll keskelt paidesse, kui seda proovib kätte saada. Ei no, see on küll hea. Vot nii. Ja nüüd, mis meil nüüd? Nüüd ma viskan prügiga autosse veel enne, sest täna, kui mul auto juba üleval on, siis saab siia prügi sisse visata. Ja siis käib prügi mäel ära ja läheb sõidab linna. Aga niimoodi ta siin on. Kus siit, ega siit päris niimoodi hea madal ka tegelikult, et siia väga nüüd seda vahet ei jää. Et siuke ilus, palju parem. Kas on viltu või ei ole? Ma ei saa aru. Võiks nagu enam-vähem sirgelt olla. Nagu jookseks see nurk allapoole, aga siin on kumerused ka igasugused. Enam-vähem võiks olla numbrimärgi järgi sealt. Hea. Jep, vot nii. Ja nüüd, kui ma tahan pilti teha, siin on oht ikka, et selle numbri tõmbab kõveraks nende magnetiga. Oleks veel must auto, siis eriti ja. Aga siukest asja seal ära tuunida pole enam nii suur probleem kui tervet numbrimärki, isegi kui oleks vaja. Aga see annab juba ikka nii palju juurde, et minul ei ole siuke auto lihtsalt, mille seda nii väga vaja on, aga ma saan testida seda ja eriti kui mul oli 34, siis ma tundsin siuksest asjast puudust, et saaks numbri niimoodi ära kinnitada ja normaalseid pilte teha autost, et ei ole vaja seda numbrit ette, vaid lähedki pargid ära, tõmbad numbri eest, pildistad, sõidad minema. Vot, lähme, pakime asjad ära, siis ma sõidan sinna samma kohta, sinna samma poodi, kus me kunagi elasime. Me kutsume seda kodutu koduks, sest meil ei olnud kodu ja siis see oli meie kodu, see parkla nurk seal. Et ma lähen sinna seal nurgas äkki filmingi, vaatan, kas number on alles ja loodame, et on. Ja vaatame üle, kas ja kuidas, mida me seal ikka vaatame. Kui number alles on, siis me teame, et see töötab. Ja ma sõidan sellega Eestisse ka veel, nii et 4000 kilti saab veel seda testida. Nagu algul sai mainitud, siis on ka loosimäng, kus me loosime 3 komplekti neid magneetilisi numbrimärgi hoidjaid välja. Ja ega midagi keerulist ei ole vaja teha. On vaja ainult minna easyplate_EU Instagrami lehele, seal likeida või followda lehte ja loosimängu postituse alla kommenteerida 2 inimesi nimed, 2 sõpra, kes võiks veel võita endale selle komplekti. Et nii kerge ongi. Ja siis lisapunkti saab, kui jagada enda stories seda loosimängu postitust ja tagida ära siis easyplate_EU Insta leht. Ja mitte midagi rohkem ei ole vaja teha. Et see stories jagamine ei ole kohustuslik, et see on lihtsalt, on suurem võimalus siis võita. Et saab nii-öelda ühe
ühe nime siis või ühe punkti juurde sinna loosimängu. Aga ma panen ka descriptionisse kohe selle lingi EasyBlade'i lehe, lingi Instagrami oma ja seal lehel on siis juba täpsemad juhised selle loosimängu jaoks. Vot nii kerge ongi. Aga nüüd prügi autosse, prügimäele ja lähme sõidame poodi asju ostma. Ennem kui mul meelest läheb, kui ma siin hakkan asju peal laduma, siis äkki ongi plaanis, ma mõtlen, võib-olla teeme loosimängu niimoodi, et mingi hetk ma teengi video selle kohta, kui ma olen juba Eestis ja ma olen selle 4000 kilti ära sõitnud sinna ja siis ma saan viimase selle nii-öelda review või selle ülevaate anda, kuidas ta mul vastu pidas, kas mul on number üldse alles Eestisse jõudes ja siuksed asjad, et vaatame, testime ja saabki äkki kas siis nädala pärast järgmine pühapäev või millalgi, ma ei tea, kui kaua mul siit see sõit võtab aega tagasi Eestisse, kui hullu ma viitsin panna. Aga mingi hetk tuleb see video ja siis loosime välja võitjad. Vot nii, nüüd läheb pakkimiseks ja sõitudeks. No nagu arvata oli, number on küljes. Ta on ikka siin nii tugevalt kinni, et ei lenda see siit kuskil ära. Siit niimoodi võib selle numbri natukene kõveraks tõmmata, et pigem on siit hea magneti juurest võtta. Vot, siuke ilma numbrita auto. Kohe saab siin hästi. Ja see ongi meie kodutu kodu siis. Meie parkla siin. Toys R Us või Toys Rus, ma ei tea, kuidas see on siin. Aga jah, see on siin Ala Mantse vist või mis iganes, see on, siin on nüüd Carrefour suur pood, kus ma lähen asju ostma, paneme numbri tagasi ja ops, nii hästi käib, nii mõnus kohe. On niimoodi, siuke ta on, ilm on mõnus soe ja jah, et siia töötas, ma arvan, koju sõidab ka loomulikult ära. Siin oli siukseid väikseid hüpekaid ka tee peal, nii et ei olnud ainult sirge ja mõnus tee. Et praegu jäi külge, ma olen lastega poodi asju valima Eestisse ja siis ongi hea. Nii palju oligi sellest osast. Et minge vaadake siis EasyBlade.eu lehele. Neil on koduleht, Facebook, Instagram ja ma panen TikTok on ka. Ma panen kõik info siis descriptionisse või siis pinnitud kommentaari, eks ei ole seal all nagunii kõik olemas. Et siis saab sealt vaadata. Vot nii, aga jah, sõidan Eestisse ära ja siis mingi hetk teeme loosimise. Davai, tšau siis!